Tere tulemast Paidesse, Eestimaa südamesse, Iidse Järvamaa keskusesse. Siin paikneb Paide sümbol, Iidse ordulinnuse varemed ehk siis Vallimägi. Paide linn kujuneski omal ajal ümber Vallimäe. Paide on ajast aega olnud ikka erinevate sõdade tallermaaks. Paide põletati maha nii Liivisõja ajal kui ka Põhjasõja ajal ja Paide on ajalooline paik selles mõttes, et 1343. aastal Jüriö ülestõusu käigus tapeti just siin Paide Vallimäel eestlaste 4 kuningat. Seda sündmust meenutab mälestuskivi. Ei jätnud teise maailmasõja purustav jõud puudutamata ka Paide linna kõige tuntumat maamärki, siinse ordulinnuse Vallitorni. Taganevad bolševikud lasksid selle õhku. Siin paikneb Paide linna süda, ajalooline Turuplats ehk Keskväljak. Paide Turuplatsil ehk Keskväljakul paikneb Paide luteriusu kiriku hoone. Paide kirik pääses maailmasõja ajal õhku laskmisest üle noatera. Paide Keskväljakult lähtuvad 3 Paide ajaloos kõige tähtsamat tänavat üldse. Need on siis sealpool olev Pärnu tänav, sealpool olev Tallinna tänav ning siin olev Pikk tänav. Vaatame Keskväljakult alguse saava 3 Paide peatänava asukohta ka kaardil. Siin on siis Tallinna tänav, Keskväljak ehk Turuväljak on siin, Pärnu tänav on siin ning Pikk tänav on siin. Paide süda Vallimägi on kaardilt vaadates siin ning Keskväljak paikneb sellest edelas. 1936. ja 37. aastal projekteeriti ja rajati Paidesse Lembitu park. See paikneb siis Pärnu ja Laia tänava vahel. Selline ta siis ongi, Lembitu park Paides. Kaadris paikneb Paide linna üks sümboleid, Keskväljakul paiknev Raekoja hoone. 1913. aastast tegutseb siin Paide linnavalitsus. Sellel postkaardil on Paide linna raekoda kujutatud 1920. aastatel. Selleks ajaks oli hoone läbinud põhjaliku ümberehituse. Sellele ehitati teine korrus juurde. Nõukogudeaegse Paide üks sümboleid on aga kaadris nähtav 10-korruseline Paide esimene kõrghoone, veetorn elamu. See valmis 1977. aastal. Siin paikneb tänapäeva Paide üks tuntumaid sümboleid, muusika- ja teatrimaja, mis avati 27. detsembril 1987. Praegusele Paide kultuurimaale pandi nurgakivi aga 4. märtsil 1986. Paide on Eesti üks iidsemaid linnu üldse. Esimest korda on kirjalikes andmetes Paidet mainitud 1265. aastal ja esimest korda anti Paidele linnaõigused juba nii ammu kui 30. september 1291. Paidet tuntakse ajalooliselt saksakeelsete nimedega nagu Wittgenstein või Weissenstein ja muide, saksa rahvastik domineeris Paide rahvastikus sajandeid ja alles 19. sajandi teisel poolel ületas eestlaste arv Paide rahvastikus 50% piiri. Paide oli enne teist maailmasõda selline linn, kus oli väga palju puitehitisi. Paides oli üldse 539 elumaja ja sellest circa 500 olidki siis puuehitised. Elanikke oli enne teist maailmasõda Paides juba üle 3000. 1930. aastatel ehitati Paidesse Vaksali hoone. Tänapäeval on siin hoopis aga bussijaam. Paide raudteejaama hoone ehk praegune bussijaama hoone nägi 1930. aastatel välja taoline ja muide bussijaam kolis siia aastal 1967. 1939. aastal pärast baaside lepingu sõlmimist tabas Järvamaad teade, et Adolf Hitler on Eestis elavad sakslased tagasi kutsunud oma ajaloolisele kodumaale. See oli siis juhi kutse ehk Ruf des Führers. Paides oli Saksa eragümnaasium, tegutses Saksa kultuuriselts ja ka Saksa kogudus. Ja kui sakslased hakkasid Paidest lahkuma, siis enne seda ostsid nad Paide linna kohvritest lausa tühjaks. 20. oktoobril 1939 sakslased Paidest siis lahkusidki. Kõige tuntum lahkuja 77 hulgas oli kindlasti omaaegne Paide linnapea ning 1925.–39. aastani Paide kirikuõpetajana tegutsenud Gerhard Pärli. Ning Paidest ümberasumine toimus siis niimoodi, et Paidest lahkujaid oli raudteejaama tulnud saatma mitmesajapealine rahva hulk. Türil ühinesid lahkujatega ka türisakslased. Ega Hitleri kutse peale Järvamaalt
kõik sakslased siiski ei lahkunud. Üks tuntumaid mahajääjad näiteks oli mitte küll Paidest, aga Järva-Jaanist pärit advokaat nimega Rosenthal. Tema andis teada, et ta ei sõida mitte kuhugi. Ta ütles teda intervjueerinud ajakirjanikele, et tema jääb Eestisse, kuna tema armastab Eesti naisi. Hiljem kommunistid Rosenthali tapsid. Paide linna endasse jäi maha aga 2 sakslast, kohalik kellassepp nimega Paul Müller ja Järvamaa tuletõrjebrigaadi pealik nimega Adolf Grünberg. Mõlemad lasti 1941. aasta suvel kommunistide poolt maha, sest neid süüdistati Saksamaa kasuks spioneerimises. Paide Vallimägi on ajast aega olnud erinevate rahvaürituste toimumise kohaks. Ei olnud erand ka 1940. aasta suvi. Siin toimus üks üritus teise järel. 1940. aasta suvel organiseerisid kommunistid libavalimised Eesti parlamenti Riigivolikokku ja see Riigivolikogu võttis vastu otsuse, et Eestis peab saama Nõukogude Liidu osa. Asi vormistati ära Kremlis 6. augustil 1940, mil Eesti võetigi Nõukogude Liidu rüppe ja meedia kirjutas niimoodi, et Eesti vastuvõtmine Nõukogude Liitu toimus tormiliste ovatsioonide saatel, mis kestsid üle 15 minuti. 1939. aastal tulid Nõukogude Liidust Eestisse niinimetatud baasiväed ja algas ebamäärane periood Eesti Vabariigi elus, mille lõpetas 17. juuni 1940, kui punaväelased valgusid takistamatult üle Eesti Vabariigi ja jõudsid välja loomulikult punaväed ka Paidesse. Jaan Arvola meenutusi refereerides võime märkida siis, et 20. juunil 1940 olnud Paide Punaarmee väeosadest lausa üle ujutatud. Vallimäel peeti miitingut, keegi suur võimumees kõneles vene keeles, jutt tõlgiti kohapeal siis ka eesti keelde. Nemeruus pidas ka kõnet. Lõpuks mängis Paide tuletõrjeorkester Eesti hümni ja siis mängiti ka internatsionaali. Järgnes tants. Punaväelased tantsisid kamaruskat, nii et muld lendas Paide Vallimäel. Hiljem keerles mõni tantsupaar ka. Võõras oli vaadata Jaan Arvola meenutuste järgi, kuidas meie daamikesed tantsisid Punaarmee komandöridega. Vestelda ei osatud, kuna vene keelt toona väga ei osatud, kuid veetavalt naeratada osati punakomandöridele küll. Siin Tallinna tänava lõpus paikneb Paide üks legendaarsemaid koolimaju. 1927. aastal muudeti kaadris nähtav maja Paide tööstuskooliks. Mõned aastad tagasi see aga lammutati. Ka sellesama Paide tööstuskooli hoone olid 40. aasta suvel punaväelased hõivanud. Jaan Arvola mälestustest loeme, et avatud akendel istusid vene soldatid. Üks neist kääksutas karmoškat, kostis sealt tööstuskoolist ka Katjakese laul. Igal juhul kindlalt on teada see, et 24. juunil 1940 kõneles Paides toimunud miitingul Varrese valitsuse üks ministritest, Nigol Andresen. Igal juhul Paides toimusid suured meeleavaldused 23. ja 24. juunil 1940 ehk pärast pöördelisi sündmusi Tallinnas. Toimusid need meeleavaldused nii Paide turuplatsil kui ka Vallimäel ja ikka rõhutati ajakirjanduses, et kõnega esines seltsimees Andresen. Mõni sõna siis 1940. aasta meeleavaldustest Paide linnas. 23. juuni 1940. Rahvas kogunes õhtupoolikul turuplatsile, kus kuulas Nõukogude Liidu väeosa Puhkpilli orkestri kontserti. Jaanipäeval ehk siis 24. juuni 1940 näidati Paide rahvamajas tasuta Nõukogude Liidu kunstilist filmi pealkirjaga Tütarlaps karakteriga. Järgmisel päeval ehk siis 25. juuni 1940 toimus Paide Vallimäel tantsuõhtu, mille korraldas Nõukogude Liidu väeosa oma orkestriga. Paide on eripärane linn selles mõttes, et siia omal ajal Eesti Vabariigi aegadel ei rajatudki Vabadussõja mälestussammast, vaid selle asemel püstitati hoopis kaadris nähtava hoone asemele Paide rahvamaja. Paidesse Vabadussõja samba asemel püstitatud rahvamajale pani pidulikult nurgakivi 29. mail 1927 Eesti Vabariigi riigivanem Jaan Teemant ja maja avati pidulikult 3. veebruaril 1929. Ja tuleb mainida seda, et majale nurgakivi pannud Jaan Teemant hukati hiljem kommunistide poolt. Vabadussõjas langenutele pühendatud Paide rahvamaja nägi avamise ajal 1929. aastal välja just selline.
kuidas sündis Paide rahvamaja? Sündis niimoodi, et Järvamaal asetseva Pikaküla mõisa peahoone võeti koost lahti ja pandi Paides uuesti kokku ja niimoodi rahvamaja saigi. Pikaküla mõis nägi siis välja taoline. Vaatame ka vanadel fotodel, milline Paide rahvamaja siis välja nägi. Siin on üks foto ja rahvamaja 1930. aastatel oli taoline. Vabadussõja Paide mälestussamba ehk siis Paide rahvamaja lõpp on näha siit pildilt. Kuigi Paidesse eraldi Vabadussõja mälestusmärki ei tehtud, siis 1929. aastal avati Paide kirikus mälestusmärk Vabadussõjas langenud koguduse liikmetele. Loomulikult kommunistide poolt see mälestusmärk kõrvaldati, nüüdseks on see aga juba taastatud. 1940. aasta suvel toimusid Järvamaal ja sealhulgas Paides suured muutused kaadrite alal. 8. juuli 1940 lahkus ametist maavanem Juhan Kaarlimäe ja tema asemele määrati ametisse kommunist Hugo Juhvelt. Muutus toimus ka Paide linna juhtimises. Paide linnapeaks määrati Artur Tire. Hiljem 1941. aasta algul määrati seesama Tire hoopis Paide töörahvasaadikute täitevkomitee juhiks. 1941. aasta suvel sai Tire kurikuulsaks sellega, et ta osales paidelaste küüditamises. Ja muide, maavanema ametist vabastatud Juhan Kaarlimäe sai mõni aasta hiljem tuntuks sellega, et ta oli Otto Tiefi valitsuse liige ja ta oli muide Otto Tiefi valitsuse ministritest viimane, kes suri. Jah, tõepoolest, uskumatu lugu. Stalini ja Molotovi portreed Paide raekoja ees. Posti tänava koolimaja vahetus läheduses, Rüütli tänava alguses paikneb muide ajalooline Bürgermusse seltsi hoone. Bürgerliche Einigkeit ehk Bürgermusse klubi ehk Paide kodanikude klubi oli Paides asutatud aastal 1796 ja nähtud Rüütli tänava majja koliti siis 19. sajandi teisel poolel. Siin paikneb Rüütli 10 maja. Pöörakem tähelepanu maja küljes olevale mälestustahvlile. Nagu näha, on see mälestustahvel pühendatud August Liivikule, kuidas tema sai seotuks Teise maailmasõja sündmustega. Kes oli siis kommunistide poolt represseeritud paidelane August Liivik? Ta töötas Paides riigikaitseõpetajana, oli Kaitseliidu Paide malevkonna pealik 1930. aastatel, aga palju rohkem teatakse teda tema sportlike saavutuste pärast. Ta kuulus 1930. aastatel Eesti laskurite koondisesse ja ta oli 12-kordne maailmameister laskespordis. Ta oli üldse Eesti üks esilaskjaid. 1939. aastal MM-il Lutsernis tõusis Eesti maailma laskespordi juhtriigiks ja seal osales ka August Liivik ise. Ta arreteeriti 20. detsembril 1940 Paides kommunistide poolt ja suri Kirovi vanglas 3. mail 1942 ja 22. aprillil 1989 Rüütli 10 maja seinale Liiviku mälestustahvel paigaldatigi. Ja muide, Konstantin Pätsi käest sai Liivik 1938. aastal sellise autasu nagu kuldtaskukell. Elust-olust esimesel Nõukogude aastal Paide linnas. Jaanuar 1941 oli Järvamaa kommunistidele nutune. Eesti töötav rahvas tähistas Lenini surma aastapäeva. Paides toimusid mitmed leinamiitingud, surma aastapäeva mälestusaktused, Lenini päevade aktused ja mälestuskoosolekud. Asi jõudis siis selleni, et Paide rahvamajas korraldati sel puhul suur kontsertleina aktus, mille avas Eestimaa kommunistliku bolševike partei Järvamaa komitee sekretär seltsimees Eduard Säremat ise ja oma sõnavõtu lõpetas ta niimoodi. Lenin suri, kuid tema bolševistlikku lippu kannab edasi seltsimees Stalin. Üha lähenes suur sõda Nõukogude Liidu ja Saksamaa vahel. Enne seda elati veel igapäevast elu. 1. mai 1941 oli Paide linnas lippudest lausa kirju. Siin punane kangas sirutamas üle maja seina, seal lai loosung ukse kohal kehitamas. Kõikjal sirbid, vasarad ja viisnurgad. Eriti kirevaks olid kommunistid dekoreerinud Paide rahvamaja. 14. juuni 1941 küüditamine tabas valusalt ka Järva maakonda. Sealt küüditati kokku 378 inimest. Paide linnast endast küüditati 14. juunil 1941 56 inimest. Endise Paide Vaksali hoone taga paikneb mälestusmärk kõigile represseeritutele.
üha rohkem ja rohkem oli 41. aasta juunikuus tunda lähenemas suure sõja hõngu. Nõukogude Liidu ametlik teadete agentuur TASS lükkas aga need kuuldused kõik ümber. TASS kirjutas niimoodi ajalehes Pravda. Jaapani ajalehed avaldavad teate, et Nõukogude Liit koondab suuri sõjajõude lääne piirile. TASS on volitatud teatama, et see kahtlaselt kärarikas teade kujutab endast haiglase fantaasia vilja. Mingisugust suurte jõudude koondamist Nõukogude Liidu läänepiiridele ei ole ega pole ette nähtud. 22. juuni 1941 oli suviselt päikesepaisteline tavaline päev, aga äkki oli hoopis kõik teisiti. Varahommikul kell 5 helistas Eestimaa Kommunistliku Bolševike partei keskkomitee sekretär Nikolai Karotam Eestimaa Kommunistlike Bolševike partei Järvamaa komitee esimesele sekretärile seltsimees Eduard Särematile ja kui me kasutame toonast kõnepruuki, siis ta teavitas Säremati Saksamaa reetlikust kallaletungist meie kodumaale. 22. juuni 1941 varahommikul ründab Suur-Saksamaa kantsler Adolf Hitler suurte jõududega stalinistlikku Nõukogude Liitu. Õige pea jõuab sõda ka siia Paidesse, Eestimaa südamesse. Muide, üle 70% meie kanali vaatajatest pole vajutanud tellinuppu. Kanali tellimisega ei kaasne mingeid kohustusi ja see on tasuta. Seega, aidake meil astuda sammuke lähemale eesmärgi täitumisele, 10 000 tellija kokkusaamisele. aitüma toetuse eest! Igal juhul 1941. aasta kevadel ja suvel oli täiesti selge, et Järvamaal oodati sõda ja sakslaste tulekut, et need vabastaksid järvalased kommunistlikust terrorist. Tagaplaanile jäid iidne vaen ja viha sakslaste vastu. Saksa sõdureid võeti Järvamaal vastu kui vabastajaid, kelle relvad pidid tooma tagasi Eesti Vabariigi. Siin on Pärnu tänav ja kaadris paikneb Paide linna üks ajaloolisemaid koolihooneid, legendaarne Saksa gümnaasiumi hoone. Teise maailmasõja alguses paiknes muide selles majas Kaitseliidu Järva maleva staap. Praegu on see hoopis haiglamaja. See Saksa gümnaasiumi maja oli sisse pühitsetud aastal 1909 ja see oli ehitatud mõisnike rahalisel toel. 1937. aastal omandas maja Kaitseliidu Järva malev. Saksa ajal oli seal sõjaväehaigla. Kui 1930. aastate teisel poolel Kaitseliit kolis endisesse Saksa gümnaasiumi majja, siis see hoone nägi välja taoline. Otsekohe peale sõja puhkemist 22. juunil 1941 kuulutati Eesti territooriumil välja sõjaseisukord ja 25. juunil algas Paides hävituspataljoni moodustamine. Hävituspataljoni staap paiknes Pärnu tänava koolimajas. Jah, tõepoolest, just selles Pärnu tänava koolimajas seadis end sisse hävituspataljoni staap. Järvamaa kommunistide ajaleht Töötav järvalane ilmutas end järvalastele ja sealhulgas Paide rahvale alles sõja 4. päeval ehk siis 25. juunil 1941 ja lehe esiküljel oli siis kirjas: hitlerlikud röövlid ründasid meie kodumaad, kiskusid tema sõtta. Nõukogude Saksa sõja puhkemise järel kööti Paides sõjahüsteeria niivõrd üles, et 26. juunil 1941 toimus Paide Vallimäel suur ülelinnaline kontsertmiiting ja ajalehed kirjutasid, et sellest võttis osa üle 100 inimese. Meedia kirjutas siis niimoodi: vaimustatult võtsid töötavad naised vastu seltsimees Miralda Präätsi üleskutse naistele asendada mehi, kui need asuvad kaitsma meie kallist kodumaad. Seltsimees Arvelt Vilt kutsus üles kõiki noori aitama kaasa fašistlike kiskjate hävitamisele. Paide Vallimäel peetud miitingul väljendasid töötajad meedia sõnul oma nördimust ja otsustasid teha kõik agressori purustamiseks. Igal juhul 1941. aasta suvel kommunistide poolt korraldatud üritustel Paides vastu võetud resolutsioonid ja ajalehes Töötav järvalane avaldatud sõjakad avaldused lõpetati kõik ühtviisi elaguhüüetega Stalinile, parteile, samuti ka Punaarmeele, aga kõigepealt ikka suurele Stalinile. Et mitte jääda üldsõnaliseks, toome mõningaid näiteid, kasutades toonast ajalehte Töötav järvalane. Elagu üleliiduline kommunistlik bolševike partei ja meie juht, seltsimees Stalin. Elagu kommunistlik bolševikkude partei. Elagu meie geniaalne juht, seltsimees Stalin. Elagu maailma töötavate rahvaste vabastaja, meie võitmatu Punaarmee ja tema isa, suur Stalin. Elagu meie juht,
armastatud seltsimees Stalin. Elagu üleliiduline kommunistlik bolševike partei ja rahvaste juht, seltsimees Stalin. Elagu kõigi rahvaste suur juht ja sõber, seltsimees Stalin. Ja nii edasi ja nii edasi. Juulikuu algul 2. kuni 4. juulini 1941 korraldasid kommunistid Järvamaal veel ühe meeste mobilisatsiooni. Paidest viidi mobilisatsiooni korras ära 97 meest. Saksa väed ületasid omaaegse Eesti Vabariigi piiri 7. juulil 1941 ja hakkasid lähenema ka Paidele. Esimesed Saksa luureüksused ületasid Järvamaa piiri 12. juulil. Türi linna all kestsid ägedad lahingud ja nende ägedate lahingutega ongi seletatav see, miks Türil olid nii suured purustused ja hoonete põlemine. Kui soovite sarnast videot ka Türi kohta, pange videole like. Oleme Paide Pika tänava lõpul ja siin on Mündi tänav. Just Pika tänava lõpus, enam-vähem selles kohas, paiknes veel teise maailmasõja aastatel Paide vangimaja. Kui pärast Viljandi vallutamist lähenesid sakslased Paide linnale, sattusid kohalikud Paide kommunistid lausa paanikasse ja kui vangivalvurid nägid oma peremeeste pagemist, avasid nad vangidele vanglaväravad ja põgenesid ka ise. Juba ammustest aegadest on keskväljakul olnud niinimetatud kaubahoovi maja. Kunagi oli siin kaubatarvitajate ühingu Iva maja. Pikk tänav 2 hoone koha peale ehitati 1930. aastatel Hans Kõva maja. 10. juuli 1941 olid Paide võimukandjad lausa kabuhirmus. Pikal tänaval ehk siis keskväljaku juures oleva Hans Kõva maja õuel, kus kommunistid toona peremehetsesid, asetsesid veoautod võimumeeste maise varaga, valmis iga hetk pagema. Juuli lõpus 1941, kui Paide linnas oli veel kommunistide võim, siis järsku ühel päeval vuras Paide linna 5 või 6 veoauto ja autobussitäit Läti hävituspataljonlasi. On öeldud seda, et lätlased käitusid omavoliliselt ja nad võimutsesid Paides. Paides kaevati, et need lätlased kohati tunginud lausa inimeste majadesse ja viinud sealt kaasa kellasid ning väärt asju. Paide Vaksalijoone lähedal Pärnu tänaval paiknes vabariigi lõpul niinimetatud Kötsi jahuveski. 1. augustil 1941 sai Kötsi jahuveskist hoonetest Paides teise maailmasõja esimene ohver. Siit tõusid meeletu suured tuleleegid. Siin paikneb Parkali 18 hoone. Selle hoone taga oli veel 1941. aastal Hans Kõva nahavabrik, mis sai esimesel Nõukogude okupatsiooni aastal nimeks Punane Järva. 1941. aasta augusti algus sai Punasele Järvale saatuslikuks. See lasti õhku. 1. augustil 1941 alustasid Paide enamlased oma hävitustööd Paides. Tuleleegid tõusid Pärnu tänava äärest Kötsi jahuveskist ja varsti purustati ka Kõva nahavabrik. Muide, jahuveski omanik Köts oli baltisakslaste lahkumise raames samuti Saksamaale sõitnud. 2. augustil 1941 kihas Paide punaste sipelgapesa. Keskhommikul lasti õhku Pikal tänaval postkontor ja sellest jäid järele ainult rusud. Postkontori hoone õhkulaskmise tagajärjel süttisid seal kõrval mitmed majad ja hävinesid ka need. Kostusid uued plahvatused Paide linnast. Muutus rusudeks ajalooline Vallitorn ja Vallipaviljon. Keset Pikka tänavat, Pikk 24, paikneb 1953. aastal valminud Paide saunahoone. Aga kujutage ette, veel 1941. aastal oli siin üks puidust hoone, milles paiknes Paide postkontor. 1941. aasta sõjasuve käigus lasti see postkontor õhku. 2. augustil 1941 arenesid siin Paide Vallimäel seoses Vallitorniga väga traagilised sündmused. Vallitorni laskis õhku kommunistide hävituskomando ja on öeldud, et Vallitorni kaotamisega kaotas Paide linn oma suurima vaatamisväärsuse, linna ajaloolise embleemi ja oma silueti kõige tähtsama elemendi. Paide Vallitorni õhku laskmisel lendasid linna hiiglaslikud kivikamakad ja need tapsid Paides 3 inimest. Sajandeid Paide Vallimäel olnud varemed korrastati 19. sajandi lõpul ja sealhulgas siis Paide Vallitorn ehk Pika Hermanni torn restaureeriti 1895 kuni 1897 ja see restaureeritud torn 41. aastal siis õhku lastigi. Paide Vallitornil ehk Pika Hermanni tornil olid aukartust äratavad mõõtmed. Kõrgus oli 30 meetrit ja seinte paksus lausa 3 meetrit.
siin pildil on kujutatud Paide vallitorn 1920. aastatel postkaardil. Paide kommunistidel oli kindel soov hävitada ka Paide tapamaja. Inimesi kihutati eemale nii vangla juurest kui ka tapamaja juurest ja siis hakati inimesi eemale ajama ka kesklinnas olnud kiriku juurest. Kommunistidel oli kindel soov lasta Paide kirik õhku, kuid see jäi õnneks tegemata. Paides on kirik olnud ammustest aegadest. Praeguse kuju omandas Paide kirik aastatel 1847 kuni 1848. Mis asjaoludel siis Paide kirik ja tapamaja hävitamisest pääsesid? Siis, kui lõõmas postkontor ja püüti päästa ümbruskonna majasid, ilmus järsku linna kohale 2 Saksa lennukit ja need tiirlesid madalalt Paide linna kohal ja see ehmatas Paide põletajaid ja nad läksid pakku. Selles kohas, kus pikk tänav ristub Mündi tänavaga, oli teise maailmasõja aastatel sellel pool Paide tapamaja. Vaatame ka kaardil Paide vangimaja ja tapamaja asukohta. Vangimaja oli siis Pika tänava lõpus ning tapamaja oli Mündi tänava ääres. Parkali tänava alguses paikneb Paide üks legendaarsemaid ehitisi või objekte, niinimetatud Simsoni vesiveski. Paide linna üks auväärsemaid maamärke Simsoni vesiveski elas teise maailmasõja õnnelikult üle, ehkki on meenutatud, et kommunistid lausa 2 korral püüdsid seda lõhkeainetega hävitada. Posti tänaval paikneb Paide üks tuntumaid hooneid, tsaari ajal ehitatud gümnaasiumi hoone. Posti tänava gümnaasiumi hoone nägi 1930. aastatel välja taoline. Eemalt paistab ka Paide vallitorn. Tallinna tänav 18 hoone on juba tsaari ajal 18. sajandi lõpul ehitatud uhke kohtuhoone. Eesti Vabariigi ajal oli siin aga hoopis algkoolihoone. Sellel postkaardil on kujutatud vana kohtumaja või hilisem algkoolihoone siis 1920. aastatel. Selles keskväljaku majas paiknes Eesti Vabariigi lõpuaegadel Maksuamet. Igal juhul 1941. aasta sõja suvel sai Paides kannatada 28 erinevat hoonet, sealhulgas siis linna algkool, linnavalitsuse kantselei ja Maksuameti hoone. Saksa väed hõivasid Paide linna 2. augustil 1941. Linnas suitsesid veel mõnede majade ahervaremed ja Paide vabastamisel enamlastest toimusid jumalateenistused Püha Risti kirikus. Pühakotta mindi koos Saksa sõduritega. Sakslaste Paidesse jõudes avaldus Vallimäel kohutav vaatepilt. Endise vallitorni asemel oli tohutu suur kivihunnik. Saksa väed tulid 1941. aasta suvel Paide linna mööda Pärnu tänavat ning mööda Tallinna tänavat. Saksa okupatsiooni alguses astusid ametisse ka ajutised linnavalitsused üle Eesti. Paide linnapeaks 8. augustil 1941 nimetati Evald Kikk. Laia tänava algusesse, pastoraadihoone lähedusse rajati 1906. aastal kaadris nähtav Pritsimaja hoone. Laia tänava alguses paikneb ajalooline Paide pastoraadihoone. Aegade jooksul on seda maja väga palju ümber ehitatud, nagu on näha siit pildilt. See hoone valmis algselt 1756. aastal. Saksa okupatsiooniaegse Paide linna kohta võib öelda seda, et algkooli uhkesse hoonesse majutati Saksa sõjaväe välihaigla ning selle vastas olevasse pastoraadiaeda maeti haavadesse surnud Saksa sõdureid. Siin lõpeb Paide Tiigi tänav. Eesti Vabariigi aastatel oli siin samas Präämarava servas hoopis Kaitseliidu lasketiir, kuid 5. detsembril 1941 sai see koht kurikuulsaks. Saksa okupatsiooni ajal hukati siin 14 või 15 kommunistlikus tegevuses süüdistatud inimest ja 1957. aastal leiti siit samast maaparandustööde käigus ühishaud ja need ohvrid maeti hiljem ümber Reopalu kalmistule. Siin on nõukogude ajast saadik olemas ka vastav monument. Punaväed sisenesid Paidesse 22. septembril 1944 ja algaski siis nõndamoodi teine nõukogude okupatsioon. Kui Punaarmee sisenes sakslaste poolt mahajäetud Paide linna 22. septembril 1944, siis võib öelda seda, et Paide linnaelanike arv oli enne sõjaaegsega võrreldes vähenenud lausa 5% võrra. Kuigi võime öelda seda, et Paide linn tuli teisest maailmasõjast välja suhteliselt tervena, seal hävines võrdlemisi vähe ehitisi, siis Paide ajalooline vana linn hävitati 1945. ja 1975. aasta arengukavade elluviimise tulemusena.
loomulikult nimetati Nõukogude ajal Paides väljakuid ja tänavaid ümber kommunistlike nimetustega ja 1989. aastal said need oma algsed nimetused tagasi. Näiteks Posti tänav oli Nõukogude ajal Viktor Kingissepa nimeline tänav ning Keskväljak või Turuplats oli siis 21. juuli väljak. Siia kohta ehitati 1950. aastatel Raekoja kõrvale Paide kaubamaja hoone ehk universaalkaupluse hoone. 1967. aastal avati Paide keskväljakul uus Paide kaubanduskeskuse hoone, siin paiknes ka söökla ja restoran. Nii palju siis teise maailmasõja sündmustikust Paide linnas, Eestimaa südames. Kuhu meie tee järgmisena viib, seda näitab juba aeg.